Lugupeetud naised, naisettevõtjad ja kõik, kes on huvitatud ettevõtlusest. Mul on hea meel tervitada teid Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori poolt. Kõrgkooli poolt, mille tunnuslauseks on kapital kogu eluks ja missiooniks on ettevõtliku eluhoiaku kujundamine. Oma missiooni elluviimiseks õpetame ärijuhtimise erialal kõiki ettevõtte põhiprotsesse alates talendijuhtimisest, finantsjuhtimisest kuni rahvusvahelise logistika, kestlikkuse ja kvaliteedijuhtimise ning turunduse juhtimiseni välja. Kõige selle juures iseloomustab meid arusaam, et hoolimata meie üliõpilase soost või vanusest soovime me talle kaasa anda ettevõtluse alused, teadmised, eneseusu selleks, et ettevõtluse teele asuda. Mul on hea meel, et kõrgkoolina on meil võimalus anda hoogu naiste ettevõtlusele mitte ainult meie siseselt, vaid ka ühiskonnas laiemalt. Sarnaselt selle juba 9. korda toimuva konverentsi teiste peakorraldajatega Eesti Naisuurimise Teabekeskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium usume ka meie kõrgkoolina, et hea pealehakkamisega on võimalik jõuda väga kaugele. Viimasel ajal olen ma päris palju mõtisklenud selle üle, mida tähendab ettevõtlus, äri ja juhtimine minu jaoks. Ning täna on mul võimalus jagada mõningaid neid mõtteid. Ettevõtlus on minu jaoks väga julgete ja hakkajate inimeste maailm. Vaadates oma tuttavaid, kolleege ja ka teid, saalis viibijad, on mul sügav austus teie vastu. Te olete teinud selle suure sammu, mida mina olen oma elus, nagu ka paljud teised, jätnud tegemata ning asunud sellele ettevõtluse teele. Jah, ma võin vabanduseks tuua, et mulle meeldib minu tänane töö ja see on minu katedraal, kuid teiselt poolt pean ma ju tunnistama, et see ettevõtlusega alustamine tundub ikkagi nagu nii keeruline. Kuid samas usun ma siiralt, et nii ettevõtluse kui igasuguse äri edu eelduseks on sügav veendumus. Kõigutamatu usk oma visiooni ja iseenda jõusse. Ameerika kirjanik Henry David Thoreau on öelnud, et kui keegi järgib kindlalt oma unistusi ja püüdlusi elada nii, nagu ta on ette kujutanud, siis kogeb ta ootamatut edu. Mina hinnangul see edu päris niisama ei tule. Minu hinnangul on üheks selle aluseks olla loominguline ja uuendusmeelne, kartmata mõelda ja tunda teistmoodi. Teiseks oluliseks teguriks siin on inimesed meie kõrval. Olgu selleks siis kolleegid, kellega see teekond on koos ette võetud, head perekonnaliikmed või lihtsalt tuttavad. Need inimesed, kellega on hea vahel maailma ja äri üle filosofeerida või kelle ühest juhuslikust lausest saab alguse uus äriidee. Ja tegelikult kolmandaks ja kõige olulisemaks teguriks olete teie ise. Teie kui oma uskumuse ja veendumuse kandjad ja edasiviijad. Ja kogu selle igapäevase tegevuse juures ärge palun unustage iseennast. Osake ise hinnata vääriliselt seda, kuhu te olete jõudnud ja osake ka iseenda eest hoolt kanda. Kokkuvõttes soovin kõigile osalejatele edu. Neile, kes veel ei ole asunud ettevõtluse teele, tehke ometi ära see väike samm. Ainult siis saate teada, kuhu on võimalik jõuda. Neile, kes on juba ettevõtlusega alustanud, pidage vastu ja minge julgelt edasi, sest te olete paljudele eeskujuks. Ja kõigile teistele kuulake, nähke, koguge ideid, põnevat konverentsi. Aitäh teile!